võistluse saab? Vist kõik, aga auhinnad on need publiku lemmik ja žürii poolt. Ei, ma mõtlen nagu kõik Need, kes esinesid? ainult üksinda endale. No kuidas muidu emotsioonid meeldis? Terve klassi. Nii, siis tahaksime lavale kutsuda muusikaõpetaja Vivi, sest tal on midagi olulist öelda. Suur aplaus on väga õnnelik õpetaja ja kogemused. Üks. Nii. Ma muusikaõpetajana jah, mõtlesin, ma ikkagi pean tublisid noori, kes on oma tantsujalad liikuma pannud ja sõnad pähe õppinud ja isegi ilusaid noote siin laval kriisanud. Peab ikkagi tunnustama. Ja ma mõtlesin, et mul lapsed sassi ei läheks, sest ma ei ole väga kaua siin teie armsas majas muusikat õpetada saanud, siis mul on väike spikker. Esimene klass käis laval väga vinge looga, mida ma polnud elus kunagi kuulnud. See oli nagu väga äge avastus. Ja sealt esimesest klassist ma tahaksin tuua välja 2 õpilast, kes jäid silma just oma sellise sära, sõnad olid peas, selline tantsusamm oli sees ja ma arvan, et tegelikult teised natuke piilusid ka, kui neil läheb hästi, siis läheb teistel ka juba hästi. Ja minu teadmispidi olid need Romet ja Maribel. Suur aplaus esimesest. Nii, võib minna istuma. Siis teine klass tuli kohe, tegi avapaugu praegu ühe megakuulsa looga, mida isegi siin laval sai topelt kuulata. Ja seal jäi silma üks tüdruk, kellel oli ülivinge nahktagi. Ja no ta tantsis nii, et kohe tantsis, ta oleks võinud seal originaalmuusika videos ka olla. Ja kui ma ei eksi, on tema Isabella. Nii, siis kargasid vahepeal kohe rebased lavale. Ja siin mulle jäi silma, ilmselgelt jäi silma üks väga tubli solist, kes oli terve video lihtsalt endale pähe õppinud, kaasa võetud sõnad. See oli Kerili. Ja sinna rebaste vahele hüppas vahepeal üks hobune. Ja no see hobune pidas nii hästi rütmi, et see oli lausa kahtlane värk. See oli Hugo hobune. No nii. Hobuse kool oli jah. Hobuse kool oli hea see, väga hea. Nii, 4. klassis oli jälle üks vinge Nublu lugu. Aga ma ütlen ausalt, mingi hetk ma täiesti unustasin selle loo ära vaadata või vaadata, mis seal toimub. Sest ühed tossud särasid laval. Mingisugune tüüp oli, kes seal seda asja alustas ja lõpetas ka nii, et kõik tossud sädelesid. Ma ei tea, lihtsalt Mari-Liis oma tossudega, see oli nii vinge. Nii, ja 5. klass oli ka siukse kamba lavale võtnud. Oli pille meisterdatud, igasugused kauboikaabud välja otsitud, loomad olid siin ees, mitte elus. Ja teate, sellist viiulisaagimist ei ole ma varem näinud. Siin oli 2 viiuldajad, kes päris korralikult saagisid. Ma olen tegelikult väga tänulik, et need viiulid ei olnud päris. Muidu need pooglad oleksid lihtsalt ribadeks. Nii, kes mängisid viiulit? Tulge lavale, 2 tükki endale. Ja nii viiuldajad tulevad, siis on pärast. Nii, ja siis käis ka 6. klass laval.
absoluutselt müts maha ja au. Ma hetkel ei ole kekaõps, aga ma tunnen, et ka kekaõpside süda tagus sees. No see sädelevate pükstega kargamine, no uskumatu ja samal ajal siis veel mõelda, et tegelikult peab mingit tantsu, laulu ja muusikat tegema. No tule lavale, Pilleriin, sul ei usku. Pükste kõrval jäi silma mulle ka üks väga lahtiste puusadega neiu, kes siin nurgas oli punase kleidiga. Jander, sind peab tänama selle tantsu eest. Kus sa oled? Tule. Nii, 7.–8. klass käisid koos laval. Ausalt öeldes oleks tahtnud seal kogu tiimile ja kõigile oleks pidanud nagu rohkem paruma igasugust nännisi ja kotti. Aga tegelikult, kui tuli lavale solist, no see kostüüm ja ma kuulsin, et see tehti special tänaseks. No tuleb lavale oma kostüümiga, Rasmus, midagi ei ole näha. Võtsid koolis ka mõne päeva sellega käima. See annaks sulle kindlasti pluspunkt. Nii, ja millegipärast 9. klassi ma nagu ei näinudki täna laval. Ja mul on kahtlane tunne, et ma pean 2 õpilast sinna nagu tundi juurde kutsuma, et Jassi ja Nele vajavad korralikult muusikatundi ja lauluõpetust. Ma olen nõus seda tasuta tegema. Jassi ja Nele, et ma ei tea, annate äkki sõnum edasi või midagi. Midagi ei teha, kui nad olete selline tuulest ja võtte vabama. Ei, halba ei otsi midagi, aga lihtsalt vaata, hääle võib niimoodi seda ära rikkuda, kui pikalt niimoodi oma siin tuuridel käia. Just, tuleb õppida seda värki, aga aitäh tähelepanu eest ja laseme edasi. Nüüd vist žürii sõnavõtt. Ei, tegelikult tale, nalja tegime. Veel enne, kui anname auhinnad, täname siis kõiki abilisi, kes andsid oma panuse Playback Show 2026 korraldamisel. Helitehnik Hanno Tempo. Kõva. Vastekuuste kultuurimaja. Põlva. Põlva vallavalitsus. Charlotte ja Valjo. Koolaka! Okei, žürii ja publikud on otsused teinud ning nüüd on käes aeg, et välja kuulutada meie võitjad ja tänada kõiki mingeid bände. Annan siis sõna meie žüriile. Juhid räägivad õiget juttu, tulemused on teada siin paberi peal. Tuleb öelda, et korraldajad said päris hea žürii selles mõttes kokku, et meil oli vaidlemist kõvasti, et seal mingis osas oli üksmeelele jõudmine üsna keeruline, aga otsused said tehtud. Enne kui me neid kohti hakkame ette lugema, siis kõigile osalejatele on ka väike tänu, et siis kutsume ühe kaupa esinemise järjekorras teid veel korra siia lavale. Kõigepealt siis 2. klass, Nublu ja Kesselaid, palun tulge korra siia. Teeme suure aplausi kaarele. Järgmisena
ka suure aplausi saatel kutsume lavale 3. klassi Ülliste Fox. Ja järgmisena 5. klass, kes seal küünisheite sees võllu tegid Rednex Photo Night Show. Ja nüüd uuesti Nublu, aga seekord 4. klassi Nublu. Härrad õhtu juhid võib-olla ütlevad, kuidas see loo õige hääldus oli. Siis oli croissant'i. Mina läksin ise. Croissant. Järgmise kollektiivi peategelased on lava peal juba, aga kutsume selle taustakoori ka, ehk siis Helelis Maitso ja Jassi Zahharov. Ja nüüd paluks ka kindlasti väga tugevat ja tormilist aplausi tänased kõige nooremad osalejad 1. klassist. Ajavang ei taha kooli minna. Palume lavale 6. klassi Bonnie M ja lugu Rasputin. Ja siis 7. ja 8. klassi ühine etteaste. Nooremad kolleegid hääldasid BSI, mina olen ütlema lihtsalt sai, ma ei tea, kui õige on, aga ühesõnaga Gangnam Style'i tekst on siin.
laval veel. Särava esinemise eest eripreemia lapsevanematele ja lastele, kes seda Perestroika lugu meile lava peal etendasid. Ja samuti särava etteaste eest eripreemiaga kooli õpetajatele. Nüüd auhindade juurde. Enne kui auhinnad kätte jagame, tuletan ka veel korra meelde, kes on täna auhinnad välja pannud. Coop Põlva, Põlva spordikool, Valio, Põlva vald, Charlotte, Škoda Tartu esindus ja Põlva kool. Aitäh meile! Ja kõigepealt enne kui vanusastmete esikohad välja anname välja publiku lemmiku auhinnad, mida said kõik hääletada. Väga tihe rebimine, 2.–4. kohta jäi jagama 24 punktiga ja võitja sai 25. Ehk siis iga hääl ikkagi luges täna. Ja publiku lemmik selle ühe punktise paremusega Nene-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharova. Aga suur aplaus neile ka! Ja nüüd kõigi 3 vanuse astme võitjad. Alustame kõige noorematest. 1.–3. klass. Žürii otsusel esikoht. Üldiste Fox. Kõigi vanuseklassi võitjatele on siis nagu rebastuses näete väike rändkarikas, lisaks muid auhindu ja mis võib-olla kõige meeldivam preemia õpetajaga kokkuleppel 1 koolivaba päev on võitja võistkonna ära. Keskmine vanuseaste siis 4.–6. klass. Täiesti ka pöörase etteaste eest 5. klass Rednex ja Kotonel Show. Ja lõpetuseks vanem vanuseaste 7.–9. klass. Žürii üsna üksmeelne otsus. Sellise ümberkehastumise, julguse, live esinemise ja heas mõttes ikkagi
üpriski haige numbri eest. Jassin Zahharov ja Heli Švaitov. See ei oleks olnud võimalik ilma meie imelise klassijuhataja Siirita. Suured palud! Ja žürii nimel ka kõigile suured tänud. Tänud, et meid kutsusite siia igati tore õhtupoolik. Sai näha väga ägedaid etteasteid, omajagu nalja ja naeru. Nii et suured tänud. Et siis palju õnne kõigile võitjatele. Täname ka meie suurepärast žüriid, tõesti. Ja, väga. Hanna-Grete Lüütli, palun tehke suured palud. Maksid ka. Suured palud. Romet Toon, samamoodi Romet Luht. Hanna-Grete. Ja aitäh teile kõigile, et te saite tulla ja kohtumiseni järgmisel aastal. Ja.